No tere. Tere, Tundub, tere. et me oleme laivis. Tere. Tere. Ühesõnaga, kõik on vist ooteruumist saanud sisse. Hakkame otsast veerema. Tere tulemast meiliturunduse grupi Facebooki laivi. Ask me anything. Räägime erinevatel meiliturundusega seotud teemadel. Täna on teemaks, kuidas panna inimesed kirju avama. Meie poolt on mina ja Tanel, lisaks on Viivika Maildoost ja erikülalisena ka Priit Kallas. Loodetavasti kamba peale me suudame genereerida teile siin neid kasulikke ideid ja nippe, kuidas siis ikkagi oma kliente kirju avama panna. Jooksvalt kirjutage chati, küsige küsimusi, kes tahab. Kuna see on üsna vabas vormis üritus täna, siis pange ka kaamerad sisse ja kui on küsimiste aeg, siis küsige ka otse nii-öelda nagu mikrofoniga, et teeme nii, et oleks kõikidel mõnus ja mugav kuulata ja hakkame pihta. Priit, sina oled, kirjutasid chati, tere ka, sina oled meiliturundusega tegelenud vist ikka nagu ma arvan, kauem kui Stella vana on ilmselt. Stella siin meie poole peal. Sellest tegelikult mingi väga kaua ei ole, keegi see sajand, et eelmine sajand ei teinud. Et mingi, ma arvan, kuskil 2004-2005 kandis kuskil sealt, et mitte väga kaua. Võrreldes selle vana ajaga, kuidas see maailm muutunud on? Täna on ilmselt ikka oluliselt raskem saada klienti avama, eks? Ikka jah, selles mõttes, see on nagu üldine turunduse, või see ei ole turunduse häda, see on konkurentsi häda. Et kui alguses on mingi asi, mis töötab, siis teed seda üksi, siis ta töötab, siis sa teed seda kaksi, siis ta töötab natuke kehvemini ja siis sa teed seda kümnekesi ja siis sa teeb mustmiljoneid, eks ole. Et ütleme, selle kohta mingi selline väljend, et turundajad keeravad kõik asjad pekki, aga see, mis selle asja pekki keerab, ei ole mitte turundajad, vaid konkurents. Et kõik üritavad teha neid asju, mis töötavad, aga sellega nad muudavad neid vähem töötavaks. Et meiliga on täpselt samamoodi, et ma võin öelda, et mis umbes aasta, ütleme 2010 näiteks, mul oli uudiskirjaga liitumise rate veebis, ma ei tea, 4-5% külastajatest, kõigist külastajatest. Et see oli nagu täiesti uskumatu, et mul oli üks globaalne ingliskeelne sait ja seal käis mingi 20 000 inimest kuus ja siis nendest nagu lihtsalt, ütleme, oleneb, aga ütleme 2 olenevalt artiklist ja sisumaterjali kaalukusest 2-5% liitus uudiskirjaga. Et see oli nagu täis kosmiline number, et jah, pole paha. Vanad head ajad. Ja, vanad head ajad. Siis võis veel spämmiga ilmselt saata. Kõikide asjadega on niimoodi, et kunagi vanal ajal oli lihtsam, aga see, me nüüd praegu oleme, see, kus me praegu just nüüd hetkel oleme, on ju ka, mõne aja pärast on see kunagi vana hea aeg, eks ole. Et nüüd on nagu oluline aru saada, mis asja ma praegu tegema peaks. Et siis pärast saaks lastele rääkida, vanal heal ajal oli nii. Ja siis 2022 on nagu see aastaarv. Aga hakkame siis oma teemaga peale, et kuidas saada kirjad avama. Kõigepealt on vaja saada need kirjad sinna postkasti. Me oleme tegelikult mingisugustest küsimustest pannud kokku ka pisikese kondikava. Ehk siis, Erki, saatja aadress, kas see on tähtis või see ei ole tähtis? Mina arvan, et saatja aadress on üks tähtsamaid asju üldse, et saada inimesed kirju avama, sest et ütleme nii, et nagu psühholoogiliselt on meil nagu mingi teatud grupp neid inimesi, kes meile kirjutavad. On mingid ärid, kellega me teeme tegevusi, on meie pereliikmed, võib-olla on nagu mingisugused muud ärid, kellega me teeme kuidagi teistmoodi tegevusi. Ühed justkui nagu pöörduvad meie poole proaktiivselt, saadavad meile mingid turundussõnumeid. Teistega me teeme näiteks, ma ei tea, ma ootan täna infot, millal ma oma autole saan autopessu järgi minna, et kui need kuidagi nagu käivitavad meid erinevat moodi, et mina arvan, et saatja nimi, kui mul ikkagi vanaema kirjutab mulle, siis ma avan 100%, on tema kirjade open rate minu postkastis, et avan nagu alati seda. Teiste puhul jah, 100% ei ole. See on see aadressi nähtavus on küsimus, et kui ma saadan aadressilt info@ minu firma meili, aga see olengi ainult mina
aga nimeks on näiteks Priit Kallas, aga aadress on see info, eks ole. Et siis ühesõnaga, et pigem on saatja isik või saatja isiku tuvastamine, et kas ta on, sisuliselt ongi ju brändinguga tegemist, et kas see nimi seal on mulle, teoreetiliselt võib keegi mingi, ma ei tea, see on halb näide, aga näiteks Telia, et Telia helpdesk on selle saatja nimi, siis ma usun, et seal võib olla ka see open rate päris kõrge, eks ole, et sest see sõna, mis seal kirjas on, see ütleb mulle, et kuule, seda vist peab vaatama, eks ole. Aga kui seal on näiteks Telia turundustroll on nimeks, eks ole, siis ma mõnikord, see tähendab, et ma ei vaata neile üldse sisse, aga ta on mu jaoks nagu teisejärguline. Okei. Viivika, mis sa arvad? Sa saad ka päris palju kirju. Ja kui mina mõtlen oma kasutamise peale, kuidas mina postkasti kasutan, siis mina pigem ikkagi vaatan seda saatja nime rohkem kui meiliaadressi. Ja võistad sel põhjusel, et Gmail mulle seda saatja aadressi või kuvab mulle selle nime ja järgmisena tuleb juba siis selle kirja pealkiri. Ehk siis see nimi on ikkagi minu jaoks see kõige olulisem asi, mille järgi ma otsustan, kas ma üldse hakkan vaatama edasi asja või mitte. Ja kui me mõtleme nüüd nagu komponentidest, siis saatja nimi on üks asi, seal kõrval on teine asi subjekt, mis saab ka nagu põhimõtteliselt nagu sisseviskaja olla. Kui need kaks tükk üldse ei kõneta, siis kui äge copy ja sisu mul võib olla, see ei hakkagi üldse nagu tööle. Et need kaks on nagu, millega me saame mängida enne seda, kui üldse kirja avama hakatakse. Just. Okei. Nüüd siia üks nagu tehniline nüanss ka juurde. Vaatan vanaema, kui kirjutab mulle Erki või kirjutab mulle Telia turundustroll, siis teine asi on nagu see, et mõelge alati selle peale, kui te teete oma ettevõtte turundust ja kasutate saatja meiliaadressina Gmaili aadressi. Ehk siis ma võin ju panna ettevõtte või selleks saatja nimeks küll näiteks Smiley, aga saadan välja Tanel Gmaili pealt seda. Siis siin tulevad juba mängu tehnilised asjad, ehk siis see, et kui ma saadan massmeili nagu Gmaili alt, siis suure tõenäosusega vaatab Gmail seda, et kas me seda üldse nagu kuskile oma postkasti laseme või me tõstame selle nagu kohe kuskile spämmikausta või siis eriti hull variandil on nagu see, et see ei jõua üldse mitte kuskile. Vabandan, ma korra seega vahele. Minu meelest seda tehakse tänapäeval üsna vähe, sest et enamus meilitarkvarasid ütlevad juba ära, et kuule ära Gmaili või Hotmaili või mingit muud asja kasuta. Lisaks sa kaotad ju selle võimaluse neid mingid SPF, TKM kirjeid panna ja et see nagu, pigem tehakse seda nagu kuidagi kogemata vist või? Kui ta ütles Gmaililt saatma, siis mul tekkis üks mõte, aga siis kui ta rääkis lähemalt, siis ma sain aru, millest ta räägib. Et see, et ettevõtte meilid on Gmailid, see on minust jumal okei. Et mul on dreamgrow@gmail.com ja moosain. Aga jah, et seda ma kasutan nagu suhtluseks, et see on selline personaalne või ütleme siis käsitöö meil ja siis, aga kui ma saadan välja selle spämmi, eks ole, siis uudiskirja. Ossa pagan, mis ma sain eile siukse unsubscribe'i, et sure ära, aga et siis kui ma saadan välja uudiskirja, siis uudiskiri on no-reply@dreamgrow.ee, eks ole. No reply on muidugi ka. See on ka big no. See oli sarkasm, et ma üritasin üks päev saada Teliatelt supporti, sest nad küsivad mult raha teenuse eest, mida ma ei tarbi. Või ühesõnaga, nad kaotasid ühe mul lepingu ära ja siis nad on veits ikaldunud seal. Anyway, ja nad saatsid mulle arve, ma vastasin arvele vastu, info@aadressil. Ja sealt ma sain teada, et pane ennast põlema, et me seda meili ei loe ja siis ma läksin otsima ja täitsa pekkis, ma võtsin mingi, nad on viimasel ajal mingi muudatuse teinud, nii et mul ikka üliraske saada oma probleemile lahendust, mida ma siis lõpuks ei saanudki. Ma sain küll nende inimestega räägitud, aga lahendust pole, nüüd 2 nädalat pole veel tulnud lahendust. Aga jah, see info, välja saadetav meil on oma domeen. See no-reply oli nali, et kui mina näiteks saadan, mul on priit@dreamgrow.ee see meil, mille ma saadan siis nii-öelda oma ütleme regulaarseid uudiskirja. Okei.
selle Gmaili postiaadressi kohta ma tahaks kommenteerida, ega tegelikult seal on mingi limiit ka ju peale, kui ma näiteks hakkan oma Gmaili postkastist otse tahaks mingit spämmi hakata saatma, siis minu meelest võib saada Gmailist välja kas 500 kirja päevas või midagi sihukest, et tegelikult sa ei saagi seal lõpmata palju isegi suhelda inimestega. Noh jah, see on sellisel juhul, kui sa kasutad oma postkasti massmeilide saatmiseks. Ma pidasin pigem seda silmas, et Erki küll siin mainis, et paljud ei saada, aga teisest küljest, mida me näeme, on see, et ütleme väikeettevõtted, kellel on võib-olla tehtud ainult Facebooki leht või tehtud ka mingisugune pisikene nagu kodulehekülje asi, siis ikkagi kasutatakse veel tegelikult seda Gmaili päris palju. Et siit väike vihje lihtsalt, et mõelge selle peale. Aga ühesõnaga, ma saan aru, Tanel, sinu jutust, et probleem on selles, et ärme seda pigem tee, eks, et see aitab, pigem nagu töötab vastu sellele, et kirjad tehniliselt hästi kohale jõuaksid, mis toob siis endaga kaasa selle, et neid kirju ju ei avata ka. No jah, polegi midagi avada. Siis nagu tänasesse nii-öelda teemasse siis nagu minnes selle sama probleemiga. Aga kui ma vaatan ikkagi ma võtsin omal meilkasti lahti praegu Gmaili ja kui ma vaatan tippturundajaid globaalseid, siis mul on siin mingi Matt Digiti nimega, Marta from Surfer, siis on Brian Dean, Doug Cunnington ja kõik on nimeliselt, et mõnel on firma nimi kuidagi veel juurde pandud, aga enamus on ees perekonna nimi ja kogu moos. Ja need on kõik on uudiskirjad või nii-öelda massmail, mitte keegi ei ole mulle otse kirjutanud. Just. Personaalsus loeb, jah. See on ilmselt nagu see, kuhu me nüüd ka jõuame Taneli küsimustega. Jah, et mõelge nagu selle peale, et kui sa teed nagu seda tõsiselt nagu massiga, siis kui palju sa jõuad seda ühtepidi personaliseerida, kui palju sa seda nagu teistpidi jõuad personaliseerida või siis mitte personaliseerida. Ehk siis, Erki, mis sa nagu arvad, et kuhu maani see nagu personaliseerimise loogika nagu läheb, et ta aitaks sul nagu paremini seda kirja avama panna? Ei, minu meelest, kui me siin ennist ütlesime, et kõige tähtsam asi on kirjasaatja, siis see justkui nagu on ju juba mingi nagu personaalsus või. Et võib-olla ma suhtlen kellegi inimesega kuskilt ärist, siis tema nimi kõnetab mind paremini versus nagu üldettevõtte OÜ. Järgmine asi on subjekt, kui on personaliseeritud subjekt, tere Erki, see juba kõnetab mind paremini, kutsub seda kirja rohkem avama, et nagu selle meiliturunduse puhul, isegi kui on nagu 100,000 andmebaasis, siis lihtsalt niisama tapeeti saata, võib ka ja tehakse väga palju, 90% tehakse selliseid kirju, aga arvestades, et kui väärtuslik on meie aeg, kui palju me tahame seda kulutada lihtsalt nagu selle tapeedi läbikerimise peale, siis töötavad paremini ikkagi need kirjad, mis on sihitud täpsemini minule. Et seda me oleme oma eelnevatel üritustel ka põhjalikumalt lahanud. Aga Priit, sina saad rääkida kohe sellest oma ägedast näitest, kuidas kellaajaliselt personaliseeritud kiri töötab paremini. Meil on selliseid näiteid, kus on saadetud siis täpsemini sobivaid pakkumisi niimoodi, et on pakkumise või selle kirja pealkirjas on juba kas siis mingit brändi mainitud või mingisugust kaubakategooriat, mida sina rohkem ostad ja sisu tuleb nagu nii-öelda selle pealkirjaga kaasa. Et ala, kui minule meeldivad ulmeraamatud, siis seal ongi nagu ulmeraamatute sooduspakkumised sees. Ja Priidul on jooksuраamatud ja Tanelile on kassiraamatud, et need kirjad, kuigi me räägime täna avamisest, nad ei ole suuremaid avamisi kaasa toonud, siis kuskil siin kuklas see ikkagi nagu kõnetab ja mingi aeg pärast selle kirja kättesaamist inimesed lähevad poodi ja ostavad kordades, teevad suurema käibe kui need inimesed, kes saavad personaliseerimata kirja. Jah. Ma sinna vahele tahtsin öelda ka, et kõik räägivad mingist open rate'ist, et jube äge asi ja puha, aga et minu arust nagu see, mida sa mõõtma pead, on ikkagi raha ja kliki rate või siis klikkimise protsent on lähemal rahale, kui on open rate. Et see, et ma ta lahti teen, on väga tore. Ja muide, ma vaatan ka ise oma mingit statistikaid, ma näen, mul on inimesed, kes on avanud, siis smiley statistika. Ma ei tea, kas ta on avanud mul iga kirja viimase aasta jooksul, ütleme umbes, mingi suurusjärk niimoodi. Ja nad pole mitte kunagi mitte ühtegi asja klikkinud. Siis ma mõtlen, et
A, et mis nende peas toimub või B, kas on mingi mõõtmisviga või et milles see probleem on, et ta avab iga meili ja ei kliki mitte ühtegi. Selles mõttes, ma ütlen, vaata Priit, tehniliselt on meil viimasel ajal olnud selline probleem nagu automaatklikkijad ja avajad. Ehk siis on mingis, esiteks Apple teeb seda oma mingi uue privacy teemaga ja on eriti corporate nendes süsteemides ka olemas süsteemid, mis klikivad lingid läbi või avavad need kirjad täiesti suvalisel ajal, täiesti suvaliselt IP-aadressilt ja suvaliselt, mis ajab justkui nagu selle statistika sassi. Seda ei ole küll palju, mõni protsent kuni maksimaalselt mõni 10%. Aga ma just pigem pean nagu vastupidi silmas, et seda ma olen küll märganud, et ma alguses, kui ma esimest korda nägin seda, mis asi see need on, et mingid osa kasutajad on jooks kõik, mis ma saadan, kõik klikitakse läbi. Et see ei ole nagu realistlikult võimalik, et ta ei oota mu kirja. Mul on väga ägedad uudiskirjad, aga tõenäoliselt mitte nii ägedad. Ja siis ma mõtlesin, et seal ilmselt on mingi robot, aga just mul see teine probleem oli see, et open rate on, ehk avatud on, aga klikitud ei ole. Et tegelikult mul ei ole sellised inimesed vajalikud, kui päris aus olla, sellepärast, et see ei vii, rahani nagu. Ma ei tea, oleneb vist ärist või? Kui pika vinnaga su äri on? Kas ta on perioodil? Ikka väga-väga pikaga, aga ma ei räägi nagu sellest, et saatsin 3 meili, 2 avas ja 1 klikkis. Ma räägin siin sellest, et aasta jooksul on avanud peaaegu kõik meilid, aga ei ole klikkinud mitte ühtegi. Ju siis ikka ei kõnetanud piisavalt. Ma ütlen, et see on veider, et tavaliselt on veidraid kohti tuleks uurida, et ma pole seda väga nagu ette võtnud, aga kui veidrates kohtades võib mõnikord leida mingi tera, mis pärast on väga kasulik. Ma toon selle koha pealt ühe hea näite. Siin nädal aega tagasi juhtusin ühe väga ägeda artikli peale, mis puudutab niinimetatud seda avamist, klikkimist ja siis konverteerimist. Tanel, jaga pärast see link ka sinna samasse ürituse alla. See oli päris hea artikkel tõesti minu arust ka. Just, ja seal oli tegelikult nagu see näide toodud, et oletame, et sul on nagu baasis 200 ühikut, pooled on koalad ja pooled on pandad. Ja kogu aeg avavad nagu pandad ja koalad praktiliselt nagu üldse ei ava ja siis sa mõtled, et what the hell, et või tähendab, vahet pole, kas klikivad või avavad. Ja siis sa mõtled, et aga kuna nad nii midagi ei tee, ma killin oma koalad ära ja jätan ainult pandad. Ja siis sa vaatad järgmine nädal seda, et mu avamisprotsent on läinud sinna 90 peale. Aga su müügid on kätte võtnud ja kukkunud 50%. Ehk siis sa tegelikult ei ole suutnud vaadata seda, et kas see koala, hoolimata sellest, et ta seda kirja ei avanud, sul ostnud on, sa lähtud tegelikult natukene valedest eeldustest. E-poodide puhul on see tegelikult minu meelest mõõdik number 1. Vahet ei ole, mis on open rate, mis on click-through rate, lõpuks kas see ostuni viib on see number, mida me peaksime jälgima seal pangakonto peal, kas ta kasvab või mitte. Kui need asjad mõõdetud on, siis ikka ütleme suuremad, kas just suuremad, väiksemad ka kindlasti, aga ikka kui vaadata mingi korralikult mõõdetud e-poode, siis kellel on siis ka meiliturundus, see on mingi 1/3 või pool müüki on meiliturundus, et see on mitte kõigil küll, aga väga-väga paljudel. Võtaks vahepeal mõned küsimused. Jah, me läksime natuke lappama, aga eelmisesse teemasse on 2 küsimust tulnud, jah, Tanel. Nii, minul näiteks ei meeldi, kui mulle kirjutab Annika ja ma ei saa aru, mis firmast ta on. Kirjas on ikka teavitus või müügipakkumine, aga siis ma pean hakkama otsima, et mis firma siis mulle seda infot saadab. Täna meil ei ole siin ühtegi Annikat õnneks. Ja selles mõttes, et loomulikult Liisat Boldist teavad kõik, eks ju, ja Erkit Smilist ka, et jah, ütleme, kui me räägime masspostitusest ja suurtest ettevõtetest, siis võib-olla oleks hea öelda, et see on Juhan Euronicsist, kes sulle kirjutab, mitte see, et Juhan pakub sulle mingit kraami, siis tõepoolest tekib sul tegelikult see segadus, et kas Juhan on mingisugune vahendaja või ostis Euronicsist tohutult kraami kokku ja siis saadab sulle mingit meili, et hullult vahelt pappi teenida.
Kusjuures mulle käib kõige rohkem närvidele need B2B kirjad, mis tulevad mulle postkasti, kus on nagu ettevõtte postkast, kus seda GDPR-lillakest pole ka kasutatud, siis mingi suvaline Laura kirjutab mulle, et kuule, tule marju osta. Nagu, miks sa kirjutad mulle mingi marjadest? Mulle kirjutas ka kusjuures. Aga vaata, nad ostavad endale sellest pagana ettevõtete andmebaasist need nii-öelda ettevõtte infoandmed ja arvestades seda, et meil ikkagi on ju enamus ettevõtteid on meile loevad inimesed, siis inimesed ostavad marju ja kui sa saadad 100 000 inimesele kirja, et kuule, osta marju, siis sa võib-olla saad mõned marjad maha müüdud. Jah, 5 tükki kaebavad, aga 5 tükki ostavad marju ka. Jah. No, just. Aga no nüüd me jõuamegi tegelikult korra sinna, mida ma tahtsin ka rõhutada. Oota, ma ütlen, okei, olgu, küsime ära. Teeme selle küsimuse ka ära, kuna ma rääkisin seda, et Kertu ütleb, et palun täpsustust jäi pisut segaseks ettevõtte e-maili osa. Kas sain õigesti aru, et ettevõtte e-mail ei tohiks olla Gmaili lõpuga, sest siis on uudiskirjade saatmisele probleem? Jah, sellega on natukene nagu see, et kui te kasutate mingisugust meiliturunduse tarkvara ja panete seal seda, et saatja aadress on või see saatja domeen on nagu Gmail, siis kui te saadate näiteks Gmaili maili pealt ja ütleme, teie kliendid on ka Gmailid, siis Gmail vaatab kohe, et ai, see on natukene nagu niisugune kahtlane nagu nali, et Gmailis spämmitakse nagu Gmaili. Siis võib juhtuda see, et teie kirjad ei jõua nagu isegi mitte sinna no, võib juhtuda. Gmail on tegelikult nii nutikas, et ta vaatab ikkagi selle nii-öelda engagementi pealt, et kui ikkagi inimesed loevad ja reageerivad sellele kirjale, siis päris spämmi ei lähe, aga tehniliselt ei ole see nagu õige jah, et on nagu lihtne võib-olla vastus sellele küsimusele. Ei tasuks seda nagu teha. Ja ilmselt saan selle koha pealt võib-olla täna ka artikli ülesse panna. Üks Ameerika jurist, kes mõtles välja sõna deliverability, lubas mul kasutada oma postitust, mis räägib täpselt sellel teemal. Ma loodan, et me saame selle täna ülesse. Okei, aga ma ütleks selle ostetud baasi koha pealt, et kui me täna räägime sellest, kuidas saada kirju avama, siis ostetud baaside puhul on nagu minu meelest rusikareegel see, et avamise protsent on ala 10 korda väiksem kui nende puhul, kes on teinud opt-in, ehk siis nagu ise vabatahtlikult soovinud neid kirju saada. Et kui me nagu ikkagi nagu selles suunas liigume, et tahame, et võimalikult paljud meie kirju avaksid, siis tegelikult nad peaksid olema teadlikult ka nagu need kirjad enda postkasti nagu tellinud, et see on nagu see põhiline. Edasi tulevad siis need muud asjad, mis me rääkisime personaliseerimisest ja kuidas seda subjekti ja kirjasaatja nime nagu siis kuidagi optimeerida, et see võimalikult nagu kõnetaks. Selle personaliseerimise kohta ma võib-olla lisaks seda, et kui sul on 100 000 list, siis sul on mingit ressurssi võib-olla sellega tegeleda, aga kui sul on 2000 või 500 seal listis, eks ole, siis tekib see küsimus, et kas sul üldse on andmeid, mille alusel seda personaliseerida, eks ole, et kui keegi ostab mingit ühte kaupa eile ja ta enam seda kaupa ei osta kunagi, nüüd teda huvitavad hoopis teised kaubad, siis sa hakkad talle sisuliselt nagu valesid asju saatma, eks ole. See on nagu YouTube'iga, et lähed YouTube'i, kirjutad, kuidas vahetada, ma ei tea, piduriklotse ja siis järgmised 2 kuud on kõik videod, mis sulle soovitatakse, on kuidas vahetada piduriklotse, eks ole. Et sa ütled, sa ütled, ma ei taha seda videot, ikka tulevad piduriklotsi videod. Väikeste baaside puhul on see probleem. Lastele ei tasu ka enda YouTube'ist näidata vahepeal mingid multikaid, siis sa pärast seal muud ei näegi enam, et see on jama jah. Aga iseenesest ka nagu väikeste baaside puhul personaliseerimine selles mõttes töötab, et nii-öelda kirvemeetodil. Ja nimeliselt ja sellisel moel. Ma mõtlen kas või nagu seda, et nagu pöördumise mõttes, et kui sul on näiteks eestlased, venelased loevad 2 korda rohkem kirju, kui sul on mehed, naised ja sa saad nende poole kuidagi niimoodi adresseerida seda sisu, siis jumala eest see töötab jälle oluliselt paremini. Et ühe brändi või teise brändi eelistajad, rikkad või vaesed. Ei, sellega ma olen küll nõus, aga lihtsalt, et vaata, väiksemate gruppide puhul tekibki nagu see küsimus, et kui sa seda automatiseerida ei saa ja sa pead nüüd näiteks 500 inimesele saatma 5 kirja
siis hakkab seal tekkima see nagu efektiivsuse küsimus juba, et kui sa saadad, eks sul on 100 000 list ja sa teed 25-stele või 20 000-stele gruppidele teed igale ühele oma kirja, siis sellel on märkimisväärselt selge, et seal võib olla väga suur tulemus, aga lihtsalt väike ettevõttes sa ei jõua seda teha. Et seal sa jäädki selle peale, et sa ütled tere Paul ja tere see ja teine, eks ole. Ja nüüd me jõudsime korra, käis läbi sõna automatiseerimine, siis mis te arvate, mis on tõenäoliselt kõige nagu enam avatud kiri, peale selle nagu minu vanaema saadetud kirja mulle, aga nagu üldse nendest, mis teile postkasti jõuavad? Ostukinnitus. Või su kaup pandi teele või midagi taolist. Põhimõtteliselt täisautomaatsed kirjad. Mina ei ole seda sulle saatnud, seda saadab see minu e-pood, mis seal kuskil 24/7 töötab, aga inimesed ootavad neid kirju, avavad neid kirju ja tegelikult, kui te nagu suudate neid hästi ära rakendada enda, siis ütleme, meiliturunduse strateegias, siis see aitab nagu seda positsiooni parandada. Kui sinu kirju niikuinii loetakse, need jõuavad inboxi, siis ka sinu turunduskirju tõenäoliselt algoritmid hakkavad kõrgemale tõstma ja neid loetakse rohkem. Ühesõnaga, häkk on see, et pane oma tehingu kinnitusmeilid saatja aadressiks sama meil, mille pealt sa saadad oma turundusmeile. See on nagu natuke selline triki business, vaata, kui kogemata midagi juhtub, keegi kaebab, siis ka tehingu kinnituse kirjadele võib see negatiivset mõju avaldada. Aga seda peab katsetama, jah. AB-test on kuningas, igasugused asjad AB testida tasub läbi, enne kui suuri muudatusi teha. Aga selles suhtes, et ma ise olen aeg-ajalt teinud meiliturunduse koolitusi, siis mul ühe slaidi peal on kirjas, või mitte slaidi, see on näide Viimsi kino sellest transactional emailist. Seal on meili pealkiri on sinu kinopiletid ja arve ja siis seal on 2 PDF-i küljes, ehk siis kinopiletid ja arve, eraldi failid ja siis on mustvalge tekstiga on kirjutatud, ära seda välja trüki, sellepärast, et me tahame loodust säilitada. Et see on siis üks näide ja siis järgmine näide, siis tehke nii, seal on kuidas GoDaddy, ma registreerisin GoDaddy's domeeni, sain selle infi, et näe, domeen on nüüd regatud ja seal on rega kohe järgmised ka need domeenid, saad -20, ja nende väljasaatmise kulu on nii GoDaddy'le kui Viimsi kinol võrdne. Aga üks ilmselt saab mingit kasu sellest ja teine nagu mitte üldse. Just. Ma tõmban selle kokku, et transactional mailid, need, mis tulevad kinnituseks ükskõik, see ei pea isegi müük olema, aga kinnituseks mingi kasutaja tegevuse peale. Need mailid peavad olema tehtud nagu, kui sa muidu copywriterit ei kasuta, selle jaoks võta mingi tüüp, kes tõsiselt mõtleb läbi ja suudab transactional copy't kirjutada ja et need on kõige väärtuslikumad asjad. Ja kuigi jällegi see sama inimene, kes selle pileti võstis, võib-olla ta vaata uudiskirja ei saa, aga kui sinna piletiga kaasa panna mingid, et kuule, et siin sul võivad huvi pakkuda ka need järgmised filmid või osta kinkekaartel lisaks ja kutsu sõber ka kinno. Et iseenesest on tegelikult täiesti koht, kus on natukene nagu nii-öelda hallil alal võimalik ka natukene nagu turundust teha, et võib-olla kutsuda see inimene ikkagi nagu uudiskirjaga liituma või kutsuda Facebookis jälgima mingeid asju või mida iganes. Isegi kui see kino näide tuua, kui sa seal ütled, et telli popcorn ette, sa müüd rohkem popcorni ja popcorni kate on tõenäoliselt 102%, et siis see lihtsalt saad raha võtta inimeste käest ära sellega. Telli, ma ei tea, sõbra kombo ette, et saad kohe kätte. Tanel, kas sul on veel küsimusi? Jaa, tegelikult ma tahtsin Viivika käest küsida seda, et kui palju tegelikult ka listihügieen ehk siis see, et kui korras su andmebaas on, aitab tegelikult sellele avamisele kaasa? Kindlasti ikka väga palju, kui ma saadangi mutimulla auku lihtsalt 100 000 kirja välja, kellest 200 või 20 000 inimest tegelikult üldse olemas ei olegi, siis see ikka mõjub väga halvasti sinu saate domeeni reputatsioonile ja su ülejäänud kirjad ei pruugi ka enam lõpuks enam postkasti jõuda inimestele. Ehk siis see listihügieen on ikka väga-väga oluline, et listi tuleb puhastada ja välja võtta sealt neid, kes niikuinii su kirja ei ava, sellepärast et kui su kirja väga suur hulk inimesi kunagi ei ava, kunagi ei kliki, siis Gmail ja Yahoo kõik õpivad ära selle, et su kiri on jama ja ma ei saadagi seda postkasti, vaid hakkab edaspidi minema kas siis kuskile spam-kaustadesse või kuskile veel mujale ka, et kindlasti see on väga oluline.
aga mul on selle kohta küsimus, et natuke samasse auku läheb see, et kui ma ei ole mõnda aega oma listile kirju saatnud ja ta on külmaks läinud juba lihtsalt sellepärast, et ma ei ole talle kirju saatnud, et kuidas teda üles soojendada uuesti, kuidas sellele läheneda, sest mõned aadressid seal võivad olla juba kadunud, eks ju, surnud, ei kasutata enam, aga kuidas sellele nagu vahet teha? No siis sa kasutadki neid re-engagement'i e-maile. Tahtsid öelda midagi? Ei, ütle, ma ütlen pärast. Okay. Sa parandad hiljem, Paranda hiljem, jah. Et teed re-engagement e-maili, re-engagement e-mail peab olema tõesti midagi, mis päriselt pakub inimesele huvi ja väärtust ka, et sa pead andma talle uue põhjuse, miks ta peaks ju listi jääma. Kas sa pakud talle mingit väikest lisa allahindlust või sa pakud talle mingit head väärtuslikku materjali, et see ei ole see, et kuule, ma saab olla ammu kirja luganud, et tule ikkagi loe uuesti, et sükse kirja peale, mitte keegi sul seda kirja avama kõike ma ei hakka. Et ikka mingit väärtust peab pakkuma inimesele. Ma jah, selle juurde tahtsingi öelda, et sa ütleme, nimetame seda surnute äratamise meiliks ja siis ongi nii, et sul peab neid olema palju või mitte palju, mõned ja mõned pakkumised, mida sa saad öelda, et kui ta selle peale isegi ei tunne huvi, et klikiks, ma ei mõtle, et ta selle vastu võtab ja ostab, aga ainuke asi, mis sul ju tegelikult vaja on saada et läheb kirja, et ta tegi selle lahti, siis me teame, et ta juba enam tegelikult ei ole surnud. Ja kui sa ei suuda sellist sõnumit talle edastada, mille peale ta mingigi reaktsiooni teeb, siis võtad maha lihtsalt listist, et ega mis seal ikka, et Okei, lihtsalt mu mure on natuke selles ka, et kui mõni aega möödas, siis just nimelt, et need samad aadressid, mis ei ole enam kasutuses, võivad juba lõksud olla, nagu ma olen aru saanud, et kas nende tuvastamiseks ka nagu mingeid? No ütleme, seal lõksude tuvastamine ei ole nagu ühesõnaga, et seal pole nagu pointi, et tegelikult kivinäoga võiks teha nii, et kui sul ikkagi keegi pole klikkinud ega avanud, kivinäod teevad 6 kuud ja kustutavad ära. Need, kes on veits uina-muina, need teevad 12 kuud nagu mina. Aga lihtsalt, kui keegi pole klikkinud ega avanud 12 kuud, siis lihtsalt kustutad ära ja kogu moos. Sa võid küll teha, et sa teed näiteks, mul on Smile'is tehtud eraldi filter, kus on mingid ürginimesed on mul või mingi siuke nimi on sellel, et ma tunnen ära, et nad on need, kes ei ole ühte ega teist asja teinud. Ja ma siis neile võib-olla saadan äkki mingi spets meili, mis võiks meelitada välja, et kui sa siin ei kliki, siis sa oled loll või midagi taolist, et ükskõik mis moel, aga et lihtsalt reaktsioon kätte saada. Ja kui sa siis ei saa sealt reaktsiooni kätte, siis on maha. Ja kui siis mina veel affiliate järjest kustutan iga 2 nädala tagant ära, 2 nädalat pole avanud ühtegi kirja, siis on läinud. Et isegi nii ruttu saab seda asja teha. Ja mis ma tahtsin nende spämmilõksude kohta öelda, on see, et ega sa ei satu spämmilõksu ja kui sind ei karistata kohe esimene kord, sind karistatakse korduva tegevuse eest ja kui on näha, et seda halvasti kasutatakse, et see, et mõni e-mail aadress läheb pahaks ja enam kasutada, see on täiesti normaalne loomulik asjade kulg, et keegi selle eest oli esimene kord, midagi selle eest ei tee. Kui sa teed seda 25 päeva järjest, saadad iga päev 5 kirja sinna spämmilõksu, siis sul tekib probleem sellest. Ega see spämmilõksude teema vaata ei ole nagu mingisugune rahvusvaheline ISO standard, et seal on nagu kuidagi kuskil mingi välja kujunenud praktika, nii palju kui me turul oleme kuulnud, siis tõesti ala 6 kuud on see aeg umbes, millal inaktiivsed aadressid võivad muutuda lõksudeks ja kui neile mõned korrad saata, pärast seda veel mingit reaktiveerimiskirju või re-engagement kirju on näha, et nad ikkagi ellu ei ärka, siis minema ja kõik tegelikult on väga okei. Mina arvan sama. Mõnus on veel see, eks, et kui sul on näiteks, ma ei tea, 1000 inimest on listis, eks ole, open rate on, ma ei tea, 30, siis kustutad sealt pooled ära, open rate on 60, pum. Aga kusjuures loodetavasti käive on sama. Jah, seda küll. Ja kui nad siis teoreetiliselt jõuaksid veel paremini kohale, siis võiks ka käive üles minna, sellepärast, et rohkem õigeid inimesi saavad omal inboxi näiteks kirja, mitte spämmi või promotionisse. Täpselt nii. Kvaliteetne list jälle on nagu ilmselt see märksõna siis, et see töötab tehniliselt paremini. Mida veel nagu tehniliste asjade poole pealt võiks öelda? SPF-id, DKM-id, mis te Viivika Priit arvate, on vajalikud? Mul pole ühtegi kontot, kus ei oleks jõukast asja küljes. Ja mul see on juba enda kaitseks juba vajalik. Ja.
et mul on kõik tehtud, aga ma ei tea sellest midagi. Selles mõttes, et see kuulub sinna, et ma ei taha teada, kuidas Apache server töötab, et on mingi asi, see peab olema tehtud. Näiteks mul autol on ABS pidurid. Ma ka umbes saan aru, kuidas nad töötavad. Ma umbes mõistan, mida nad teevad, aga ma ei taha sellest mitte kunagi mitte midagi teada. Priit, kas sa oled ise seadistanud neid või sa saad olen ise küll, teha seda? Olen küll. Ei ole tegelikult raske. Ei, olen. Tegelikult on 5 minutit tehtud. Ei ole üldse ei, raske. ma saan aru ja, aga selle 5 minuti ma võin kirjutada näiteks mingi ilusa reklaamlause, mis on palju rohkem müüb. Ühesõnaga, ma tegelikult arvan ka, et sa tegelikult ei peaks oma WordPressi tehnilist ja meiliturunduse tehnilisi asju ise tegema, sellepärast et minu ja ma usun, et enamus, kes meil siin kuulajad on, meie põhikompetents on oma toote esitlemine oma klientidele ja kui ma selle ajal üritan endale selgeks teha, kuidas käib mingi pagana meiliserveri seadistamine, selleks on meil spets inimesed, Erki ja Tanel, kellele me ütleme tehtagu ja siis olgu olla, ja see võib-olla nad annab mulle mingi juhendi, et näe, step, väga äge, aga et ühesõnaga, spetsialiseerumine on elu alus minu arust. Okei, kuule, aga ma tahaksin korraks nagu pareerida su seda juttu sellega, et igasugune turundusstrateegia ei ole ju ka nagu otseselt sinu spetsialiteet. Sa kirjutad väga head sisu ja koolitad inimesi, aga nüüd kuidas neid inimesi panna ostma enda toodet, see nagu kogu protsess välja mõelda, milliseid kirju neile saata, kui sageli, mida automatiseerida, kas seda kuidagi moodi siduda Facebook pikslite asjadega. Tegelikult on see kõik nagu sinu peas, et seda sa ikkagi pead nagu selles mõttes mõtlema ja teadma ja võib-olla siis kellelegi nagu ütlema, et näete, tehke mulle palun sellised automaatikat, need on sellise sisuga ja siis müüb. Ja, vaata, kui ma endale autot ostan, siis ma tean, et ma tahan, et oleks 4 ratast, mitte 5 ja ma ütlen, et kui ta tuleb mulle pakkuma 5 rattaga autot, siis ma oot, see on kuidagi, ma olen näinud, et teistmoodi käivad need asjad, et sellel tasemel ma pean aru saama. Aga ma ei pea isegi aru saama, miks 4 ratast on parem kui 5, aga ma pean aru saama, et see on üldine tava. Ja siis ma võin vabalt kukkuda selle ora otsa, et mingi aeg tulebki välja, et 5 rattaga on paremad ja ma jään nii-öelda käru pealt maha. Aga no, ühesõnaga, et noh, sa ei saa kõiki asju ise teha. Ma ei saa oma ettevõtte jaoks ise endale Wordi kirjutada. Mul on vaja üks artikkel kirjutada, mul pole tekstiredaktorit, ma progen endale Wordi, et ka võimalik. Ja ma usun, et on ka inimesi, kes on nii teinud, aga see ei ole mõistlik. Tanel. Minul tuli siin küll üks mõte vahepeal, et käis juttu sellest, et meil on inbox ja meil on promotions tab ja minu meelest, minul isiklikult on jube hea meel, kui mingi sushi shopi pakkumised lähevad sinna promotions tab ja mitte ei tule sinna põhifolderisse. Ehk et see ongi täpselt see, et ma olen hästi palju kuulnud klientidelt, et kas ma saaksin palun teha niimoodi, et mu kõik kirjad läheksid ainult sinna inboxi. Siis ma vastangi nii, et aga teate, et tegelikult see on täiesti normaalne ja parem on, kui see läheb sinna promotions tabi, kui see, et see tuleb sul sinna suurde inboxi, kuhu ma ei taha oma arvete ja vanaema kirjade vahel saada mingi sushi shopi pakkumist, sest et vastasel korral ma panen selle kohe, et see on rämps post ja see läheb minema, ma mitte kunagi seda rohkem seda sushi shopi pakkumist ei saa. Mina kuulun nende hulka, kellel on ainult inbox Gmailis. Ma panin alati esimene asi, kui ma teen uue aadressi, ma lülitan kõik välja, mul pole ühtegi servada. Kuidas sa haldad seda? Ma ei saa sushi pakkumisi. Mul tulevad ainult need meilid, mida ma saada tahan. Ma ei tea, mida te teete, aga mul tulevad ainult need meilid, mida ma saada tahan. Selles mõttes, et Erkiga olete täiesti 2 vale meest, kes üldse nagu siin rääkima. Sellepärast, et te vaatate seda hästi spetsialisti pilguga. Priit vaatab seda võib-olla natukene liiga sügavalt lähtuvalt oma nagu ärist. Meie kliendid 95% pakun välja on sellised ettevõtted, kes teevad businessist B2C-le. Ja kui sa mõtled nagu seda, et ma vaatan ka enda postkasti, mina olen ilmselgelt professionaalsuse kretinismiga seal maal, et ma olen ennast pannud kuskile 110 erinevasse mingisugusesse nagu listi, kust ma saan nagu pakkumisi. Ja kui need jookseksid mulle tegelikult nagu
sinna niinimetatud primary'sse, siis suure tõenäosusega ma oleks kogu aeg nagu see, et mida ma kustutan. Kogemata kustutasin mingi vale asja ära. Selle jaoks on promotion väga hea. Mul on social nagu meedia tab ka veel, sellepärast, et ma olen nagu tohutult aktiivne LinkedInis, mul on seal mingisugune 1 miljon jälgijat, eks ju. Ja mul tuleb, 1 miljon ei ole 10 000 umbes. Ja ma saan seal nagu kogu aeg seda asja. Minu jaoks on tegelikult see loogika, et teatud meilid tulevad teatud tabidesse ülihea, sellepärast, et see annab mul märksa parema võimaluse nagu jälgida seda, mis toimub erinevates kanalites. Just, minul samamoodi, et kui ma ühel hetkel tuleb tuju, et ma tahan mingi teatud juuksepalsamit osta, siis ma lähen sinna oma promotion stat, otsin selle Loverte pakkumise üles ja vaatan, kas ta pakub mulle seda. Kuidas sa tead, et see sul seal on ja sa ju ei näe seda? Ma vaatan seda aega, ma korra nädalas vaatan pakkumised ja sirvin üle, mis seal on. Ma näengi sushi sopi Loverte, et näen seal, mida mis igas muid asju veel. Põnev on. See huvitav on. Ma tahan näha, mismoodi nad kirjutavad ja kas neil on mulle päriselt pakkuda midagi. Meil oli kunagi... Aga vaata, kui see oleks nüüd absoluutselt töötav süsteem, siis ma oleks sellega nõus, et mul lähevad promotionisse kõik asjad, mis on promotionid ja inboxi need asjad, mis on inbox. Aga kuna nad ju ei lähe, siis... Enamasti lähevad ikkagist. Nojah, kuna ma neid ei kasuta, siis ma ei oska kindlalt öelda. Ma pean seda silmas, et olulised asjad lähevad promotionisse ja mõned mitteolulised ei lähe. Ja kuna see on nagu pudru ja kapsad, siis minu arust on see funktsionaalsus nagu, aga see on lõppkokkuvõttes, ütleme nii, meiliturunduse seisukohast ei ole seda väga suurt pointi, et see, kuidas ta meile mõjub, aga see väljasaatmise koha pealt, et teha nii, et just nii, nagu sa arvad, et ei peaks olema, et ma saadan selle pagana sushi kirja ja see tuleb sul inboxi. See on nagu see, et sa ju nüüd ütlesid, et sa ei taha seda, aga kui sa meili välja saadad, siis sa tahad oma kliendile seda teha, eks? Vaata, see Gmail ja teised tegelikult pushivad päris tugevalt neid teisi tääbe. Nad ülitasid ühel hetkel need nagu vaikimisi sisse ja nad kogu aeg pressivad oma mingisuguste visuaalsete uuendustega, et pane need ikka tagasi. Minul ka neid ei ole praegu veel, aga ikka sunnivad tagasi. Et selles mõttes, sina vaata ise oma käitumisega õpetad Gmaili, kui sa lohistad neid sinna nende vahel tagasi, siis edaspidi see aina täpsemaks läheb. Sa teed tasuta tööd neile. Ja oma klientide puhul me oleme ka näinud seda, et kes on nagu hirmsasti peljanud kunagi, kui see tuli üldse see promotion tab, mis nüüd saab, ükski klient ei saa mu kirju enam kunagi kätte, siis alguses tõesti oli nagu selline väike korraks langus, aga see tuli paari kuuga tagasi ja inimesed, kes nagu on tellinud ja ootavad neid kirju, leiavad sealt promotionist need päris hästi üles, et neile sobival ajal ja see on tõesti selles mõttes nende jaoks ilmselt väga nagu mugav abimees, et ei tasu pressida neid oma turunduskirju inboxi minu vanaema kirjade juurde, et promotion on õige koht nende jaoks ja kui on hästi tehtud kirjad, siis need töötavad seal ka sama hästi. Just teine asi on ka see, et Gmail ju õpib personaalselt sinu postkasti, mitte ta ei tee mingit väga suuri üldplaani järeldust teeta ka, aga ta õpib sinu postkasti. Ehk kui mul tulebki näiteks mingi preedeni kiri, mida ma alati iga kord avanud, siis ta lõpuks tuleb mulle päris sinna inboxi, ta ei lähe sinna promotion tabi. Ehk siis ikkagi see postkast on vastavalt sinu enda vajadustele üles seatud. Nüüd Priit tahtis öelda, et aga see ongi ju pudru ja kapsad siis ju. Ei, aga see on sinu vastavalt sinu käitumisele. See on nagu selline asi, et üks osa, mis ma üritan olla erakordselt produktiivne, see tähendab seda, et tõenäoliselt ma saan vähem, ütleme niimoodi, ma saan ka nagu see nii-öelda kommertsmeile ja ma ei tea, mingid reisi asju ja ma saan mingit tohutult palju igasugused, nagu ma siin lugesin, mingi Matt Digiti ja Brian Dean ja nii edasi, hästi palju selliseid oma valdkonna meile ja kui ma praegu vaatan, mul on inboxis on 102 meili praegu ja nendest 102 meilist suurusjärgus pooled on mingid uudiskirjad, mida ma ei ole raatsinud ära kustutada, aga ma ei pane neid ka kõrvale, sest kui ma nad kõrvale panen, siis ma ei vaata neid kunagi. Ja kui nad on nüüd 3 kuu pärast ka siin, siis ma kustutan nad ära. Aga kui nad mul siin nina eest läbi ei käi, siis nad jäävad lihtsalt ilma igasuguse tähelepanuta. Aga see on pigem minu isiklik selline tööviljakuse küsimus, mitte niivõrd see meiliturunduse küsimus.
Okei, nende promotioni ja teiste tabide lõpetuseks me saadame järgi ka ühe tööriista, selle nimi on Clock Apps, me oleme paar korda sellest rääkinud oma üritustel ka, sellega saab päris hästi testida, kuhu kirjad satuvad, kui saata oma klientidele erinevates postkasti teenuse pakkujate juures, et kas nad lähevad spämmi, jõuavad üldse kohale või lähevad promotionite alla või inboxi ja et see annab sellise nagu indikatsiooni, et ilmselt see ei ole nagu puhas kuld kõik seal, aga ikkagi hea nagu tööriist, millega siis nagu saada aimu rohkem, et kas kirjad on tehniliselt hästi tehtud. Natukene nagu võimalus tasuta nagu proovida, et te saate tegelikult enda jaoks nagu paika selle, et kui hästi see nagu toimib. Okay. Just mina ka oma töös iga päev kasutan seda, kõik kirjad käivad ma Clock Appsist läbi, et see mõttes ülihea töölist on, tõesti soovitan seda. Aga võtame kokku, kas tahab keegi veel küsida midagi? Igatahes, mis me siis teada saime? Esiteks, parem on opt-in baas kui korjatud baas või äriregistrist ostetud baas, sest et need inimesed ootavad kirju ja avavad neid. Parem on mõelda läbi, kes see saatja nimi võiks olla, siis nimi koos firma nimega, samamoodi, mis see subjekt on, sest et need on see nii-öelda esimene komponent, mis panebki selle kirja üldsegi nagu avama, siis saab sisu alles tööle hakata. Parem on personaliseeritud või vähemalt segmenteeritud kirjade saatmine kui lihtsalt selle saatja nime kohta keegi ütles ka, et ta ei taha, et keegi saadaks talle nimelist, kui nad ei saa aru. Et mul on endal kunagi üks klient öelnud seda, kes saab mu uudiskirja ja siis ma saatsin mõlemad välja, saatjaks oli Priit Kallas. Ja siis ta ütles, et ta tahab meile saada, ta ei taha unsubscribe ida, aga ta tahaks neid suuta eristada. Ja siis oligi niimoodi, et see, mis ma saadan nii-öelda Priit Kallas kui turundus email, see on Priit Kallas ja siis on sulgudes Streamgrow ja siis see, mis on Priit Kallas, see on Priit Kallas. Ja seal on siis, kes siis tahab filtreerida või kui Gmaili filter äkki õpib ise, siis ühed lähevad inboxi ja teised lähevad siis sinna, kuhu nad lähevad. Okei. On mingid tehnilised asjad, mida tasub silmas pidada, et kirju lihtsalt ära ei kaotataks, saadame nende kohta natukene infot sinna grupi järgi ja jah, nii ongi. Tuleb lihtsalt saata kvaliteetset sisu. Polnud mingeid küsimusi veel rohkem äkki igaks juhuks? Jah, Stella, kas oli Facebookis ka küsimusi? Sina oled seal Facebookis istud kogu aeg. Okei. No aga siis suur aitäh kõikidele osalejatele, kõikidele Priidule ja Viivikale ja Tanelile ja Stellale ja Kaitelile taaskord. Järgmine kord räägime järgmisel huvitaval teemal, ilmselt umbes 6 aja pärast. Mis see siis on, selgub peagi ja lindistus läheb üles meie Facebooki gruppi ja paneme YouTube'i kanalisse ka, et kes ei saanud täna osaleda, saab hiljem kuulata järgi. Just. Suur aitäh veel kord ja nägemist. Nägemist. Taega!